sihuke natuke bürokraatlik tegevus. See sai otse kümpi. No täiega mängin esimest korda. Teate, see kanep on ikka üks vägev taim, et kui kanep 15. mai paiku küllatud sai, hakkasin kohe ootama, et kuna ta siis vägevalt kasvama hakkab. Ootasin veel. Ja tegelikult alles juuni alguses hakkas paistma, et midagi sealt tõesti tuleb. Aga põhjus oli lihtne. Meil oli vähe vett ja natuke liiga jahe oli ka. Aga pärast 3. juunit hakkas kõvasti vett tulema, läks soojaks ka ja kanep kasutas selle ikka täiega ära. Ja selles videos puudutame natukene bürokraatia poolt ja mis juhtus minu kanepiga 21. juuni ilusal õhtupoolikul. Hei hoo, kanepisõbrad! On kätte jõudnud siuke aeg, et mul hakkas kanep õitsema. Kui te ei ole õitsvat kanepipõldu näinud, siis peaks välja nägema midagi sellist. Jah, siin on, need on isastaimed, nende tokkidega ja need on emastaimed, ilma tokkideta, väga lihtne. Kusjuures, kas teadsite, et peate, kui te kasutate kanepit ja taotate toetust nendele põldudele, siis peate PRIA-t teavitama õitsemise aja algusest ja siis saavad nad tulla vajadusel ja võtta proovi THC sisalduse kohta ja kui see ületab piirnormi, siis on paha lugu. Aga kui loodetavasti kasutate õiget sorti, Joonas lubas mulle, et testikal probleeme ei ole, siis probleemi peaks tulema. Aga ütleme niimoodi, et ega mulle endal oli ka päris siuke uudiseks, et milline see kanep üldse välja näeb õitsemise, ma oodan seda üldse niimoodi. Aga eks sellega on niimoodi, et klassikud on öelnud, et mängin esimest korda. Et nüüd olen palju teadlikum ja võib-olla saate teie ka teadlikumaks, et ega see kanepi kasvatamine on ka veel siuke natuke bürokraatlik tegevus. Aga ma saan aru, mille jaoks see kõik vajalik on, et me siin mingi jamaga ei tegeleks. Aga jah, kanepipõld õitseb, see on päris ilus, kena, hea vaadata, aga lähme vaatame ühele teisele põllule ka. Tere jõudu, kanepisõbrad! Ma olen kanepipõllul ja pritsiga. Mis ma sellega siin teen? Et kanepiga pidi ju nii olema, et ainult külvad ja koristad. Midagi muud ei teegi. Aga meil juhtus väike õnnetus ja mu kanepipõld näeb välja nüüd selline. Nagu näed, siis on kõik, nagu oleks niidukegi üle käidud. Ainult tokkid püsti, mõnel on veel mõni hädine leheke küljes, mõni natuke elutseb siin veel kuidagi. Aga mis elu see on? Ja meil sadas rahet ja tuli umbes 2-3 minutit siuksed kuni 2 sentimeetrise läbimõõduga raheterasid ja mul on siin 2 põldu, üks ühel pool teed, teine teisel pool teed. Kui sinna vaadata, siis seal, kus on see elektripost, seal on teine põld ja ütleme, 2 põllu vahe on umbes 15 meetrit või midagi siukest. Ja teine põld ei saanud üldse pihta ja see sai otse kümpi. No täiega otse kümpi ja siin ümberringi on niisupõllud, odrapõllud, you name it. Igasugused põllud on siin ümberringi ja nendega sisuliselt ei juhtunud mitte midagi, vähemalt ma ei näe mingit nähtavat kahjustust seal, et naabrimeestel vedas, et mul on hea meel nende üle, aga kahju endast. Ühesõnaga panin selle story mõned päevad tagasi Instagrami üles ja näitasin inimestele ja mul paar jälgijad kirjutas, et kuule, proovi pritsi aminohappeid, pritsi mingit merevetika ekstrakti, mingit leheväetised asju ja äkki taastab vähemalt midagigi ära, et ma ei pea seda põldu nagu päris maha kandma. Aga kulu jälle ja mitu tuhat, mitmeid tuhandid. Head veel arv 5-kohaline peaaegu ei ole. Et täitsa nagu ebareaalne õnn minul, aga mis seal ikka, pritsime ära ta ja eks ta on siis eksperiment. Õnneks on see minu pinnas circa 10%, et ei ole nüüd katastroof, aga see aasta on iga euro on nagu päris tähtis, et väga kurb vaatepilt, et ei teagi, et kellel Eestis oleks midagi sellist enne juhtunud ja minul kui esimest korda kanepi kasvatajal loomulikult kohe
kohe veab, saan kõik asjad läbi proovida. Aga jaa, pritsime ära, vaatame, mis juhtub ja loodame parimat. Ja see on see minu rahekahjustusega põld ja siin on 9 päeva rahest möödas ja mõned päevad siis pritsimises, kui ma andsin siia erinevaid mikroelemente ja vetikaekstrakti ja kõiki muid häid asju. Ja teate, see kanep on ikka üks vägev taim, et uskumatu, aga vaadake seda. See täiesti murdunud, mitte midagi ja näete siit, no äkki nüüd on näha, ja et ühesõnaga lehekaenlast tulevad täitsa uued lehed, et täitsa uskumatu. Ja noh, siin on mõned taimed on, see on lootusetu juhtum, siin pole midagi alles. Aga millel on mõni leht küljes, siis on näha, et kuskilt midagi toimub, kuskil miskit toimub, kanepitaim. Aga noh, üldiselt näeb ikkagi nagu suht kehv välja. Et mõned dokid on ikka püsti jäänud ja vaatame, mis ta nüüd teeb siin. Nüüd näete, siin on, näete, uued lehed on tulemas lehekaenlast ja see taim on, noh, ta peaks surnud olema. Nii et vägev eksperiment, igatahes. Igatahes vägev eksperiment, et miks minuga pidi juhtuma, aga noh, muidu ma ei saa teile toredat sisu toota. Aga eks hoiame silma peal. Ma arvan, et siin kuu aja pärast näeme, mis siin tegelikult toimuma on hakanud ja kas ka sellisest kahjust on mingit saaki loota pärast. Okei, näeme. Tšau!